Aga head komisjoni liikmed, head külalised, et mul oleks ettepanek, et alustame meie erikomisjoni istungiga ja kohe alguses teen ettepaneku kinnitada selle nädala töökava. Et kuna keegi vastu ei ole, siis oleme konsensuslikult kinnitanud. Aitäh! Ja täna siis põhipunkt, mida me arutame, on siis Eesti Posti Omniva erastamine, aga meil on siin ka eraldi, mis võib-olla meie erikomisjoni pädevuses, mis erikomisjoni huvitab, on erikontrollid. Ja ma korra tuletan meelde, et minnes nüüd tagasi ajalukku, et üks erikontroll oli valminud aastal 2021 ja sellega oli selline väga huvitav lugu, et see seisis tükk aega niimoodi sahtlis ministeeriumis, keegi ei avalikustanud seda ja lõpuks ka avalikustati siis samuti ainult teatud osa, kahjuks erikomisjonil ei ole näha tervet seda erikontrolli, on kinni kaetud osa, mis puudutab sellist just rahvusvahelist äri ja kus on välja toodud, et olid ka võimalikult seaduse rikkumised. Seejuures ei teavitatud selle teema kohta õiguskaitseorganeid ja tänaseni me ei tea, millised järeldused tegelikult tehtud olid. Nüüd oli ka tellitud uus erikontroll juba eelmisel aastal, mis pidi valmima 6 kuuga ehk siis septembriks, mitte septembriks, aga kuskil sügis lõpupoole. Aga nagu me teame, siiamaani ei tea me nende erikontrolli tulemustest midagi. Ja kogu see küsimus jõuab lõpuks ka selle erastamiseni, et kuidas ikkagi need juhtimisotsused olid tehtud, et kuidas siis, millised võimalikud juhtimisvead seal olid või ei olnud, kas on võimalik, et olid ka teatud seaduse rikkumised, nagu 2021. aasta erikontroll leidis. Ja milliseid järeldusi me saame teha ja muidugi ka kogu erastamise küsimuseks, kogu see läbipaistvus, et ka see on erikomisjoni pädevus. Ja ma tutvustan ka meie tänased külalisi, et ma tutvustan kohe regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrast, kes tegelikult teavitanud mind, et ta peab üks hetk ära minema ELAK-isse, Euroopa Liidu asjade komisjoni, nagu ma saan aru, et tal on aega olla kuni 13.45, et siis ma arvan, et kui keegi ei ole vastu, et siis me natuke võib-olla esimesed küsimused ka edastame meie praegusele ministrile. Samuti on meil regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais. Aitäh tulemast. Riigivara osakonna valdkonnajuht Sven Mäe, riigivara osakonna nõunik Georg Põld, samuti on meiega liitunud riigikontrolör Janar Holm, ka Eesti Posti Omniva finantsjuht Signe Kukin, Mart Mägi, kes oli Eesti Posti juhatuse esimees aastal 2021-2025 ja ka Raul Siem, kes on endine väliskaubanduse ja infotehnoloogia minister, kes ühtlasi oli ka inimene, kes tellis selle erikontrolli, kui ma ei eksi, siis see oli vist aasta 2019. Et siis tegelikult ma võib-olla annaksingi alguses ka sõna Raul Siemile, et ta saaks võib-olla anda sellise taustainfo, et kust tuli see otsus too hetk see erikontroll tellida, kas ministeeriumil oli siis võib-olla mingisugune info, oli teada, et kõik ei ole korras, et kust võib-olla tuli see arusaam, et on erikontrolli vaja, sest erikontroll on selline päris äärmuslik instrument. Aitäh! Töötab. Eks selle Eesti Posti teemal omal ajal ju on hästi palju ka ajakirjanduses juttu olnud. Ja ega siis 2019. aasta alguses Eesti Post siis teavitas ministeeriumit, et üllatus, Eesti Postil on likviidsusprobleemid. Ja siis minister oli Karu ja sisuliselt suurendati kommertspanti ja tõenäoliselt võeti siis ka täiendavad vahendid. Milles nagu minu jaoks üllatus oli see, et
et selline likviidsusprobleem tekkis justkui üleöö ja üllatuslikult. Kuna see sisuliselt utreeritult meenutas Kreisi raadiot, kus raha oli, aga ühtäkki enam ei olnud, siis ministri ametis olles ei olegi nagu muud varianti, kui tuvastada, kuidas sellised probleemid üleüldse tekkida said. Ja siis saigi ka otsustatud, et me viime läbi siis erikontrolli, et siis ka tuvastada, kas Eesti Posti juhtkonna otsused mõjutasid likviidsusprobleemide tekkimist ja kui siis mil moel, ja seda siis tagasivaates 2 aasta jooksul. Erikontroll lõpuks läbi hangete, minu mäletamist mööda, suudeti siis lepingusse minna 19 või ta võis olla siis 20. aasta lõpus ja tähtaega oli märts äkki 21. Aga kuna vahepeal valitsus vahetus, siis seda rõõmu ja õnne ei olnud minul, et erikontrolli aruandega saaks ka tutvuda. Nii et need numbrid, mis tollal vastu vaatasid, olid hinnanguliselt kuni 20 miljonit eurot aasta tervikuna, kusjuures kohesed likviidsusprobleemid terendasid juba 20. aasta märtsis. Ja seega siis otsustas eelmine minister, ennem siis mind, otsustati siis kommertspandi läbi siis likviidsusprobleeme lahendada. Millest need tekkisid, täna hetkel raske öelda, spekulatsioone on, aga need on kõigest spekulatsioonid. Aitäh! Jaa, aitäh! Et tõesti, et nüüd, kui see raport sai valmis aastal 2021, siis minister, kes siis oli tol hetkel antud valitsemisalas, oli Andres Sutt, kes oli tegelikult ka kutsutud siia istungile. Andres Sutt keeldus istungile kahjuks tulemast. Samuti tulnud istungile Aavo Kärmas, kes oli tol ajal üks osapool, kes siis algatas seda rahvusvahelist äri Omnivas ja mille osas erikontrollis on toodud mitmed probleemsed kohad, et näiteks, et oli võimalik, et Eesti Post võis rikkuda riigihangete seadust, samuti, et nende lepingute sõlmimisel ei olnud kõiki riske hinnatud ja neid maandatud ja lõppude lõpuks, et valesti prognoositud kulude tõttu tekkis riigiettevõttele vähemalt 3 miljonit eurot ootamatut kahjumit. Ja muidugi oleks tahtnud küsida siis Andres Suti käest, et kui see tuli avalikuks ministeeriumile, kui nad said teada sellest erikontrollist, et miks siis hoiti seda nii kaua sahtlis, et miks ei teavitatud õiguskaitseorganeid, aga selle küsimusega me saame pöörduda praeguse ministri poole, kellel on võib-olla rohkem infot kogu selle eelmise erikontrolli osas, sest ma saan aru, et võib-olla ka see uue erikontrolli tellimine võis olla ajendatud sellest, mis siis varasemalt oli see eelmine erikontroll leidnud. Ja ma saan aru, et oli ka soov aru saada, kas mingeid samme võeti ette või võetud. Ja võib-olla saakski minister Hendrik Terras rääkida, milline olukord on praeguse erikontrolli osas, et kui kaugel see on, et ma korra kommenteerin, et me oleme küsinud ka sellist vahearuannet, et ma saan aru, et lõpuni ei ole veel see erikontroll valmis, et võib-olla tahakski teada, et kuidas on võimalik, et see erikontroll valmis ei ole, erastamise otsus on juba tehtud ja milline info on teil selle ka eelmise erikontrolli osas, et miks siis seda pole siiamaani täielikult avalikustatud, et siiamaani on ka erikomisjon ei ole saanud seda kinni kaetud osa näha. Ja kas te olete teadlik, et milliseid siis samme on astutud pärast seda, kui see eelmine erikontroll valmis sai? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest.
nende küsimuste eest. Sellest eelmisest erikontrollist rääkides, et ma olen tutvunud põgusalt selle tulemustega, ma saan aru, et selle põhjal tehti ka toona otsuseid, mis olukorda muutis. Erikontroll tehti siis aastate peale, kui me eksi, 2017 kuni 2020, mis on juba võrdlemisi pikka aega tagasi. Et selles ajas on nii postiteenus oluliselt muutunud, kindlasti on muutunud Omniva ärisuunad ja üldine tegevus, et ma seal väga suurt seost ei näinud ja kindlasti praegu käiv erikontroll ei ole ei mõtteliselt ega ka sisuliselt seotud omavahel kuidagi. Et ei pidanud ka vajalikuks sinna liiga detaili minna. Ma saan aru, et siin juristid oskavad täpsemalt rääkida, mis nende redaktsioonide eesmärgid olid, et seda võib-olla avavad ametnikud. Praeguses olukorras lihtsalt oli oluline saada sellest pilt ette, et praegune erikontroll, mis siis algas 23. oktoobril, kui ma ei eksi, just 23. oktoobril ja tähtaeg on olnud alati 6 kuud ja 6 kuud lõpeb 23. aprillil, see on siis 10 päeva pärast, kus peaks siis valmis saama, et selles mõttes ei ole midagi viibinud ega edasi lükkunud, vaid lihtsalt kõik toimingud on käinud siis praktika järgi, midagi siin venitatud ei ole ja kontroll tuleb siis välja ülejärgmisel nädalal või järgmisel nädalal täpsemalt. Jah, eesmärk oli saada pilt ette, et kuna ettevõte on ka tungelt laienenud, ka eelmisel aastal oli samal ajaperioodil finantsseis kehv. Ja selle ajend oligi siis aru saada, et kuidas ettevõtte juhtimisotsused on tehtud, kuidas on strateegiad jälgitud, kuidas on eesmärke täidetud, eriti kuna tegevus on läinud suurel osal ka välisturgudele. Praeguseks hetkeks on ettevõtte enda olukord kardinaalselt muutunud, et siin Omniva on suutnud ennast tuua ka kasumisse. Eelmise aasta kahjumi pilt või prognoositav kahjumi pilt 25. aastaks oli aasta alguses üsna nukker, kuid tehtud vajalike otsuste tõttu on see seis paranenud ja eelmisel aastal lõpetasime siis plussmärgiga. Jah, erikontrolli eesmärk on ka siis koosmõjus, kui kontroll annab kindlust ka siis selle edasiste struktuuride otsuste üle, et otsus seda 100% erastada on olemas, mis viisidel, seda saame ka hiljem arutada, et mis need valikud seal on, aga et see annab ka kindlust siis potentsiaalsetele uutele omanikele, mis ettevõttes on toimunud aastal 2020 kuni 2025. Aga võib-olla selle eelmise erikontrolli detailide kohta, et nii palju ka veel, et kui see eelmine erikontroll algatati ja tehti, siis oli see teise ministeeriumi käes isegi, et see Regionaal- ja Põllumajandusministeerium toona ka ei olnud sellega otseselt seotud, aga võib-olla saate avada seda poolt, aitäh. Ma korra veel küsin, et kas ma saan õigesti aru, et ka teie ei ole tutvunud nende kinni kaetud osadega selle eelmise erikontrolli osas? Te ütlesite, et te nagu põgusalt tutvusite, aga lihtsalt mida see nagu tähendab? Ma olen kursis nende tulemustega, tehtud järeldustega ja sealt tulenevate otsustega, mis nendele järgnesid, aga ei ole pidanud vajalikuks seda detailselt sellega tutvuda. Aga kas te olete teadlik, kas too hetk teavitati siis lõpuks õiguskaitseorganid või ei teavitatud? Kas oli võimalik? Ajaloo osas ma annaksin sõna inimestele, kes võib-olla sellega rohkem kursis on. Ja võib-olla veel üks, kuna te peate lihtsalt edasi liikuma, et see küsimus ka, et ikkagi see otsuse erastamise osas, et see tuli nüüd nädal-kaks tagasi, aga miks algselt ei soovitud ära oodata ikkagi erikontrolli tulemusi ja siis, eks ole, selle otsusega välja tulla? Minu hinnangul on need kaks erinevat protsessi. Üks on siis ettevõtte tagasivaade 20–25 aastasse, mis siis nüüd lähinädalatel välja tuleb, et otseselt see ei puuduta seda otsust erastada, mis tugineb väga tugevalt selle sektori ütleme, konkurentsitihedusel, et praeguseks hetkeks siis, kui ma juba eksi, on universaalne postiteenus või riigi poolt võetud kohustused UPO konventsiooniga on 5%, kui ma ei eksi,
juba sellel aastal, eelmine aasta oli veel 7, me näemegi seda trendi ja kui 95% ettevõttest on rahvusvaheline pakiäri, mis on hästi konkurentsitihe turg, mis nõuab teatavaid investeeringuid, et siis selles hetkes on minu meelest see õigustatud vähemalt arutelu selle üle, et seda erastada, et oleks võimalik sinna ettevõttesse siis kaasata ka rohkem ressursse, mida minu hinnangul ei peaks sinna panema riik, et seda tegevust laiendada ja seda nii-öelda postipaki teenust arendada. Ma korra annaks ka sõna riigikontrolörile, kes on öelnud, et tegelikult see erikontrolli tellimine, et see samm, et see pole vajalik ega ka mõistlik, et võib-olla saaks selle osaga kommenteerida teie poolt. See kommentaar oli seotud konkreetse ajendiga, mis tal välja toodi, ehk see mõte oli see, et kui nüüd kevadel, sest vist luhtus see hange, et kui kevadel tuli see nii-öelda info, et soovitakse teha erikontrolli, siis selle argumendina esitati, mida mult ka ajakirjandusest küsiti, oli see, et vältida sügisest likviidsuskriisi. Ja minu viide oli lihtsalt see, et erikontrolliga likviidsuskriisi sellise aja jooksul, et selleks on teised vahendid. Et see oli minu viide sellele konkreetsele asjale, et nii see ei ole õige vahend. Ja teine probleem, mis on nagu laiemalt, nagu ka siit välja tuleb, et üldiselt riigiasutus ei peaks juhtima erikontrollidega pidevalt, vaid selleks on üldkoosolek, on nõukogu, on juhatus ja siin on pigem näitab mingile laiemale valitsemise probleemile ehk see on juhtimine tegelikult ja ma olen kindel, et kindlasti sealt erikontrollist üht-teist huvitavat tuleb, aga kas see sama asi võiks tulla juhtimise käigus välja ilma, et tuleks selle eest kellelegi tasuda ja kui on väga konkreetsed probleemid, et kas mingi tehing ei ole õiguspärane edasi, siis on ise küsimus, aga jah, see kriitika oli pigem sellega seotud, aga ma ei kahtle, et kui selline asi on tehtud, et sealt olulist informatsiooni tuleb, kas või kindlustunnet selle suhtes, et kõik on hästi, lihtsalt sellise konteksti. Ja ma saan aru, et see kommentaar ongi nagu see, et meil sisulise võib-olla juhtimisega, selle strateegilise juhtimisega ei ole tegeletud tegelikult ka riigikontrollis oli see välja toodud, selle juurde me veel tuleme istungi jooksul tagasi, ja mis on ka erikontrollis ka, et nõukogu ei ole teostanud sellist korrektset piisavat järelevalvet ja selle asemel võib-olla nagu püsivalt, eks ole, juhtida ja kontrollida, et siis lõpuks erikontrolliga võib-olla mingil määral tähelepanu juhitakse mujale või siis püütakse nüüd hakata tegelema tagajärgedega, millega on juba hilja tegeleda, et ma saan siis aru, et see on umbes selline mõttekäik. Ja, aga korra siis küsimus, kas siis vahepeal on see ajend muutunud? Et siin lihtsalt riigikontrolör vihjas alguses ühele ajendile, kas nüüd vahepeal need ajendid erikontrolli tellimiseks siis muutusid? Need erikontrolli algatamise põhjused on seal ka kirjas. Aitäh. Nüüd ma saan aru, et meil on ette valmistatud slaid, et võib-olla siis kas saaks palun mikrofoni sisse lülitada, muidu ei lähe? Ja, me natuke teemast jõudsime ette, aga me olime valmis, et lihtsalt seda ajagraafikut näidata, et millal need erikontrollid toimusid ja millal peaks ka siis aruanne valmima. Siit sellest varasemast erikontrollist on siis juttu, mis perioodil ta läbi viidi ja mis perioodi ta käsitles. Ja siis ongi 17. juuni on siis erikontrolli läbiviijad tutvustanud siis Eesti Posti nõukogus seda tööd. Et see on nüüd see taustainfo, et võib Sven meil järgmise slaidi panna. Nüüd on need, mida siis nüüd erikontrolli aruandes on siis nagu leitud, et mis need suuremad puudused olid, et ja need on siis ka need siis suunised olnud Omniva nõukogule, et mida nagu teha, eks ole. Nii palju, kui ma aru saan, on ka sellest nagu nõukogu oma edaspidises tegevuses lähtunud. Nüüd võid juba järgmisse jõuame tänases päeva. See on ka veel, et oluline just see, et
alates 2023 1. juulist on valdkond siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis ja ka sealt on, ütleme, kui ta vahest keegi küsib meie käest midagi, siis meil on lünki teadmistest, nii et inimesed ja see know-how ei tulnud ministeeriumisse üle. Seda me oleme tasakesi proovinud siis täita. Ja avalikustamine, 21. august 2024 on siis ilma ärisaladuseta erikontrolli raport olemas siis ministeeriumi koduleheküljel ja kõigile kättesaadav. Nüüd järgmine. Siin on toodud siis selle, kui te küsisite, mis on need eesmärgid uue erikontrolli jaoks. Otsus sai tehtud juunis siis 2025 selle erikontrolli läbiviijale korraldas siis riigihanke Omniva. Seal oli 3 pakkumist, võitis KPMG ja seal oli ka vaidlustus ja sellepärast see lepingu sõlmimine viibis. Nii et see leping siis sõlmitigi 23. oktoobril 2025. Nii ja siin on ka need ülesanded, mida siis erikontroll peab, mis küsimustele ta peab vastama. Nüüd võite juba edasi panna, need on seal. Nii. Ja nii ka ongi, et 23. aprill 2026 peaks siis andma erikontrolli läbiviija KPMG selle esimese versiooni üle Omnivale, kes siis nüüd hindavad seda ja seejärel siis tuleks ka ministeeriumile, nii et see on praegune ajagraafik selle uue selle erikontrollis. Tõepoolest vahepeal oli ka see vahearuanne, aga kuna see oli ainult tolle hetke informatsioonil põhines ja seal ei olnud toodud järeldusi, siis põhimõtteliselt me sellega nagu edasi ei läinud, et me võtsime selle teadmiseks. Kõige olulisem meie jaoks oli, kuna oli teada juba, et see erastamise on päevakorral, kas on audiitoritel mingisuguseid selliseid vihjeid tekkinud, et kas võiks mõjutada erastamise otsustamist ja seda nagu tänase päevani põhimõtteliselt sellist infot meile tulnud ei ole, nii et ja need protsessid nagu siin küsisite, et kas on, et miks on nagu erikontroll ühtepidi ja siis ei oodanud ära seda erastamisega või erastamine hakkas nagu varem kui erikontroll lõpule, et tõepoolest ei ole ühel või teisel moel seotud, need on suhteliselt paralleelsed, et seda ühisosa on seal tegelikult väga vähe ja see erikontrolli tulemus nõukogule ja juhatusel on tegelikult täiesti sõltumatu sellest, et kas on otsustatud erastada või mitte. See oleks nagu minu poolt praegu kõik. Ja aitäh, et lihtsalt ära märkinud, te korra just ütlesite, et need erikontrolli erastamine pole seotud, ühisosa on väike, samas enne seda just ütlesite, et vahearuandes ja seal uurisite, et kas on mingeid asju või küsimusi, mis võivad mõjutada erastamist. Ehk siis ikkagi need asjad on omavahel seotud. Aga mis võib-olla saab ikkagi natuke jagada, et mis võib-olla selles vahearuandes oli juba välja toodud? Seal oli hästi korralik ülevaade Omniva, ütleme, turust ehk millisel kaubaturul Omniva tegutseb, et see oli nagu selline põhilise osa, kuhu oli suunatud. Loomulikult oli ka natuke rahavoogudest ja ka natuke oli nõukogu tööd analüüsitud. Need olid sellised 3 põhilist teemat, mis olid. Aga just see kaubaturu ülevaade ja riskide maandamise osa, sinnamaani, kuni neil seda teavet oli, see oli seal nagu toodud.
Rain Epler. Mul väike tehniline palve, et pange selle aitähi asemel need eesmärgid sinna taustapildiks, et siis on hea. Ei, mingi edasi. Vot see, jah, aitäh. Mul on korra veel selline küsimus ministrile, et kui me vaatame sellised omaniku ootusi riigi äriühingutele ja üldiselt on riigiühingutele omaniku ootustes põhiline selline eesmärk on avalik huvi. Et välja arvatud näiteks Tallinna Sadam, seal on pandud tulu teenimine, transpordivarahaldus, tulu teenimine. Ja väga huvitaval kombel on ka aktsiaselts Eesti Post on tulu teenimine. Isegi ei ole eraldi märgitud, et näiteks pluss avalik huvi, näiteks Eesti Energia puhul on nii. Et milline on teie arvamus, et arvestades ka seda, et see posti direktiiv ütleb ka, et ikkagi riigi see universaalteenus, see on ikkagi riigi korraldada, et kas see, et Eesti Posti jaoks on pandud omaniku ootustes põhieesmärgiks tulu teenimine, et kuidas see läheb kooskõlla? Kuidas see läheb kooskõlla, kas on nii posti direktiiviga, aga ka üleüldse sellega, et see on ikkagi universaalteenus on see, mida peab riik enda poolt tagama, et see ei peaks olema nii-öelda tulu teenimine ei peaks olema esmane eesmärk Eesti Posti puhul. Eks riigi äriühingute eesmärk on ikka raha teenida, sellepärast nad on loodud. Me lahendame ka läbi selle, riigi kohustus on siis tagada posti kojukannet, seda Omniva praeguse hetkel teeb. See trend on, sellest me võime rääkida pikalt, oleme seda ka Riigikogu saalis teinud pikalt, see trend on muutunud, on negatiivses suunas. Nende universaalposti teenuse osakaal kõikidel maailma turgudel, me ei ole siin erilised, seda arutati ka UPUs laiemalt, on selle suunaline, et varsti me jõuame sinnamaani, kus saadetakse paberkirju ainult rekreatsioonilistel eesmärkidel, et sa tahadki, sa oled, ma ei tea, postmargi koguja või postkaardi fänn ja sa tahad saata selle kirja koju, et mida saab sama hästi tegelikult teha juba sellel eesmärgil ka pakiteenusena, et see praegune hinnavahe on ka juba suhteliselt väike, ehk siis seda trendi arvesse võttes, kui me vaatame seda laiemalt, siis see postiteenuse olemus kindlasti muutub, ta on juba praeguseks hetkeks muutunud mastaapselt. Lähima 10 aasta jooksul ennustavad kõik laiemalt, et postiteenuse sellisel kujul põhimõtteliselt kaob ära, väga marginaalselt teeb alles. Priit Sibul. Mul on küsimus, kas valitsus on kokku lepitud, et Eestis perioodika trükkimine ja kojukanne lõpetatakse, et sinu viimase vastuse pealt ma küsin, et kui sa ütled, et kaovad ära, sest siiski lihtkirjade kõrval on Eestis meedia ka, mis on universaalse postiteenuse osa, on üks osa küsimusest ja teine on see, et kas sinu ametiajal või kui sa mõtled ka varasemalt, et kuivõrd on selge see omaniku ootus ettevõttele, et mäletan siin seda Nordica teemat, mida me siin menetlesime, toimetasime, kus tegelikult lõpuks, eriti hea on olla ju tagantjärele tark, nii nagu meie siin olla saame, et aga siis, kui vaadata ajas seda, tegelikkuses ei olnudki võimalik aru saada, milline omaniku ootus sellel ettevõttel oli. Et kas Omniva puhul sinul on kindlus, teadmine ja arusaam, et Omniva osas ootus, riigi ootus on selge nii omanikule kui ettevõtte nõukogule ja juhtkonnale? Aitäh. Ootused Omnivale on selgelt mulle ja juhtkonnale. Kui me räägime ajakirjadest ja ajalehtedest, siis see ei ole UPT osa, see tegelikult ei ole õige. Lihtsalt ettevõte, kes pakub UPT-d ka lepinguga, mis on ka loogiline, kui need kirju viivad kohale ka ajalehti ja ajakirju. Et need on 2 erinevat teemat. Kindlasti on oluline, et inimestel oleks nagu ka praegu 5 päeva nädalas võimalik ajakirju ajalehti saada, eriti just ajalehti, et meil oleks võimalik inimeste infoga kursis hoida. Et selles osas kindlasti me teeme koostööd Meediaettevõtete Liiduga, meil on ka kohtumine, kes see nädal on ka kohtumine, nendega oleme ka regulaarselt nendega suhtluses sellel teemal, et ma saan aru, et need asjad tahetakse kokku panna, kuigi seal on tegelikult erinevus sees. Ja küsimus on see, et ka praegu me
et kui palju see siis maksab, et ka praegu me riigina doteerime ajakirjade kojukannet 1,5 miljoni euroga, et meil oleks võimalik seda soodsamalt teha. Tegelikult on see lihtsalt nende väljaannete, mis on siis eraväljaanded, leping äriühinguga Omnivaga, et need kirjad kohale viiakse. Ja me näeme, et samal mudelil see jätkub tuleviks, et selles osas kindlasti me näeme ka seda, et need väljaanded ise ütlevad väga laialdaselt, et nemad ka ju näevad, et paberlehtede ja ajakirjade lugemine langeb. Nad kõik adapteeruvad sellega, nad kolivad üle veebikeskkondadesse, et nad kasutavad, nagu nad ise seda nimetavad, Kass Garfieldi taktikaks, ehk siis küüntega mööda seina alla libisemist, et nad näevad, et nad ei pööra seda ümber, küll aga nad tahavad seda elus hoida nii kaua kui võimalik. Et selles me teeme koostööd ja ma arvan, et see on üsna nagu mõistlik lähenemine sellele asjale, et me teeme seda täpselt nii kaua, kui selle järgi nõudlust on ja ettevõtted sellele adapteeruvad. Rain Epler. Jaa, küsimus on ministrile, aga ma ei ole kindel, et võib-olla ametnikud aitavad sul vastata, et siin käis jutus läbi, et tuli post ühest ministeeriumist teise, know-how'd midagi kaasa ei tulnud. Tuligi nagu, öeldi, et nüüd on ja siis oli nagu tabula raasa, kõik oli vahetunud, te midagi teada ei saanud ja hakkasitegi nagu nullist siis minema, oli teie ettekandest ja selline mulje, et kas see, ma lihtsalt olen seda avalikku sektorit piisavalt vähe nagu seestpoolt näinud, et kas see on nagu üldine tava, et niimoodi tehaksegi, et ajalugu kustub ja seda tõdetakse niimoodi, ma ütleks suhteliselt rahulikult, või on olnud püüdlusi sellest eelmisest ministeeriumist ikkagi see know-how kätte saada ja mingid taustad selgeks teha, kui uus minister tuli, kas siis tema kuidagi haaras äri all rohkem sarvist, et sellega tegeleda, või ongi selline levinud praktika, et tuli asutus meile, kõik, mis enne oli, jäi vanasse ministeeriumisse ja meie alustasime nüüd puhtalt lehelt, aitäh. Ja ma vastaks siis ise, et see oli rohkem selline piltlik väljendus, et see ei olnud, loomulikult oli ka osa teadmisi ja materjal meile üle, aga tegelikult see olukord, ma arvan, kus ministeerium ennast leidis tollel hetkel, oli see, et ega tegelikult kellelgi ei olnud seda, isegi kui sul on see dokumendid ja asjad olemas, sul igasugune selline arusaamine, mis asi see postiäri on, eks ole, ja ka veel rahvusvaheline postiäri, mis nõuded seal on, mis ärimudel on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et sellega on sammhaaval tegeletud. Ja ega üldiselt see ei ole selline tava, et eks püütakse ikka nii palju ja kui võimalik ikkagi seda infot edasi on, aga jällegi inimesed on see kõige tähtsam vara ja kui need tavaliselt üle ei tule, siis on hästi keeruline. Ma kiire täpsustuse küsin, aga teile see eelmine erikontrolli raport vähemasti tuli niimoodi, et kõigil lehtedel oli kõik info näha või ka ministeerium sai selle info kuidagi osalisena? Sellele küsin mina jään vastuse võlgu ausalt öeldes. Mina olen seda palju hiljem näinud, seda raportit, nii et aastal 2023 veel ministeeriumis ei töötanud. Aga kas te nägite ka seda kinni kaetud ärisaladusega osa? Jaa, mina olen näinud seda. Ma kohe annan... Kes oli sellel hetkel kohal? Ja, kas keegi tahab kommenteerida ju? Aitäh, võin kommenteerida, et meist vist kedagi sel hetkel ei olnud siis, aga peab olema olemas ka kinni katmata osaga ehk siis koos ärisaladusega versioon ministeeriumil ja loomulikult sellistes olukordades taastatakse ja suheldakse ka endiste kolleegidega, et tõepoolest käib konsulteerimine ka siis, kui inimene otse üle ei tule. Oleme pingutanud selle nimi. Aitäh. Ja, Mart Mägi. Aitäh, ma täiendan, et ministeeriumil oli täis versioon, aga sest kogu aeg on olnud ka ministeeriumi esindaja, nõukogu liige, et kordagi ei ole see katkenud, sõltumata ministeeriumi üleliikumisest ja me oleme alati või Omniv on alati andnud kõik materjalid, ka nõukogu materjalid omakorda ministeeriumile. Nii et aitäh.
siin on pigem võib-olla jah küsimus ministeeriumi enda aktiivsus ja jällegi nõukogu aktiivsus on see, mis ma ütlen, Nordica osas oli pidevalt läbi käinud, see käib siin erikontrollis läbi, et nõukogu ei ole olnud väga piisavalt aktiivne, võib-olla on andnud nõusoleku erinevatele juhatuse otsustele, kus oleks pidanud rohkem riske hindama, kus oleks pidanud rohkem sekkuma, oleks pidanud üleüldse parema järelevalve oleks pidanud olema, et tegelikult siin neid paralleele on näha, et ma võib-olla veel kord küsin ministri käest ikkagi teie hinnangul on siis see õige, et omaniku ootustes Omniale Eesti Postile on olnud pidevalt tulu teenimine, et võib-olla see on see põhjus, miks siis lõpuks Omniva läks võib-olla hakkas laienema, eks ole, üks osa, mis on kinni kaetud, ongi just see rahvusvaheline äri, kus toodi juba siis välja, et tõesti, et riske ei hinnatud, et võeti vastu otsuseid, kus siis, mis lõpuks viisid 3 miljonit kahjumina välja ja seda ei osatud too hetk arvestada, et kui võib-olla omaniku ootustes, kui riik ei oleks soovinud, et see kasumi teenimine on esmane, et ma vaatan ka seda omaniku ootused, mis on 2022 kinnitatud, esimene asi on täpselt samamoodi omaniku tulu teenimine, et võib-olla kui ikkagi avalik huvi, et see oleks ikkagi esmane, et võib-olla ei oleks Omniva niimoodi nagu ka Nordica puhul, kus oli samuti tulu teenimine, mitte avalik huvi, tulu teenimine oli pandud esmaseks eesmärgiks, siis nad ei oleks hakanud neid riske võtma, pole otsima neid ärisid ja oleks saanud ära hoida juba neid probleeme, mis algasid, eks ole, meil siin rohkem, võib-olla 10 aastat tagasi, isegi rohkem. Kas teie arvates ettevõtte eesmärk ei ole teenida tulu ja kasumit? Küsimus on omanike ootustes, me räägime praegu riigiettevõttest, riigiettevõtte strateegilistest eesmärkidest, et universaalteenus peaks olema küsimus, siin on asi, mis peaks olema kõigile tagatud omaniku, ja kui me vaatame omaniku ootusi teistele riigiettevõtetele, et ma võin selle nimekirja anda, see on praegu kolleeg Riina Sikkuti käes, igal pool avalik huvi, Eesti Energia, avalik huvi, pluss tulu teenimine. Ma mäletan ainus, kus oli ka tulu teenimine ainsana, oli Nordica veel. Jah, et üldiselt on avalik huvi, sest et miks riik omab riigiettevõtteid, sest see on strateegiline väärtus. See tuleb ka laiendada sinna kohta, et praegusel hetkel on väga oluline küsimus on see, et kuidas me posti rahastame, millest me ei ole tegelikult rääkinud. Praegusel hetkel see tulu teenimine seal on põhjus, miks me esiteks saame üldse Eesti Posti riigina siis postiteenust suhteliselt soodsalt. See kandub üle ka inimestele, kes saavad seda soodsamalt selle tõttu, et ettevõtte tervikuna, mille väga väike osa on universaalne postiteenus, mis toodab kahjumit. Kui me vaatame need aastaaruandeid, siis mõned aastad on olnud kahjumis, üldiselt on ettevõte olnud kasumis. Kui ettevõte on kasumis ja selle arvelt nad tegelikult osutavad kahjumlikku teenust, mille kulud siis turu pealt ise ennast ei kata, tähendab seda, et sellega kaudu, et nad seda tulu teenivad ka mujalt, on see teenus tegelikult universaalne postiteenus odavam. Aga siis ongi omaniku ootus peakski olema avalik huvi, sest et siis jõutakse nulli miinuseni, aga kui me vaatame ka siin, et nagu ka Nordica puhul oli, igal pool oli öeldud, et meil oli surve tulu teenida, meil oli surve, meil oli omanike ootustes, et see tuleb välja, et ma ei mäleta, kas see oli ühes intervjuus või kuskil või ka siin ühes erikontrollis, et kuna oli surve tulu teenida, otsiti erinevad väljundeid, jah, tõesti liiguti rahvusvahelisse ärisse, ei hinnatud piisavalt riske, et kas oligi surve jätkata, eks ole, see universaalteenus, aga võib-olla kui oleks teistmoodi sõnastatud omanike otsused, oleks ka parem, et see strateegiline juhtimine juba teistmoodi olukord ja põhiline, ka siin ei ole etteheited ju praegu teile, et me lihtsalt arutame seda, et üleüldse probleemist meie äriühingute juhtimisel ja see, et kuidas need olukorrad ja probleemid lõppude lõpuks nagu välja kooruvad. See teine külg on see, et kui ettevõtte kasumit ei teeni,
siis te teenite kahjumit, mis tähendab seda, et riigiettevõtte puhul seda peab kompenseerima riigieelarvest, mis siis läheb maksumaksja kulule automaatselt. Et minu meelest, et ettevõte, kes on selle kohustuse võtnud, mis osutab ka avalikku teenust, paralleelselt teenib ka ettevõtlustulu mujalt, et aidata seda kulu katta, on äärmiselt mõistlik. Aga põhimõtteliselt, kes on kirjas see, et omaniku ootuses peaks see kirjas olema, eks ega see ma ei näe, et see sisuliselt nii kategooriliselt midagi muudaks, et kuidagi peab seda väga kahjumlikku teenust on senimaani siis kaetud kasumliku teenuse kaudu, mis iseenesest on mõistlik lahendus on minu hinnangul. Aitäh. Ma pean kahjuks järgmisse komisjonile jõudma. Aitäh, kui tohib, täiendan omaniku ootuste osa, et kahtlemata finantseesmärgid on olulised ja äriühingu puhul ka tulu teenimise ootus, nagu minister juba ütles. Me tegelikult oleme üsna aktiivselt igal aastal üle vaadanud omaniku ootusi ja täiendanud regulaarselt ja tegelikult on olemas ka strateegilised eesmärgid, kus siis on välja toodud esimesena, et Eesti inimestele tuleb tagada postiteenuse kättesaadavus läbi universaalse postiteenuse ja lisaks strateegilistele ja finantseesmärkidele on ka muud valdkondlikud eesmärgid omaniku ootustes sätestatud, kus me siis omanik on seadnud ootuse näiteks hea ühingujuhtimise tava järgimisele ja keskkonnahoidlike lahenduste rakendamisele ja muude heade juhtimistavade rakendamisele. Nii et need 3 osa on omaniku ootustes eristatud ja välja toodud üpris. Ja Priit Sibul tahab seda täiendada mul ka. on lihtsalt isegi tagantjärgi kommentaar, kahjuks minister läks ära, eks ju, et tema ütles, et kõigile on selge, nii temale ministrina kui ettevõtte nõukogu juhtidele, aga millegipärast ta ei osanud seda nimetada, mida ta ise 2025 on vastu võtnud, mida te nüüd ette lugesite, eks ju, mul õnnestus see ka vahepeal leida, aga minister ise küll sellest teadlik ei olnud enne, kui ta siit lahkus, aga see on kahjuks tagantjärgi konstanteering, aitäh. Et mingil määral ta siis justkui rääkis endale vastu, arvestades seda, et seda küsimust on muudetud. Mait Klaasen. Nii, aitäh. Mulle tuletab see natukene meelde ühte kunagist vanasõna, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Ja kui me nüüd vaatame seda, mis on rahvusvahelises postiturus üldse viimasel aastakümnetel juba toimunud, siis see on tohutus turbulentsis kogu aeg olnud ja see niisugune pakimajanduse kasv ja see on ju kasvanud mitte 10-kordselt, vaid suurusjärkude võrra minu arvates. Aga nüüd selle tuleviku osas mind huvitaks hoopis niisugune küsimus, minister läks nüüd küll kahjuks ära, et aga kui oli juttu sellest, et nüüd on 7% 5% langenud see osatähtsus, mis on siis nagu kirjade kojukanne ja niisugune UPT, eks ole, ja see maksab seal 5–7 miljonit või midagi niisugust juttu oli enne ministri poole pealt. Et nüüd, kui selle erastamise poole edasi minna, okei, need juhtimisvead ja need saab kõik korda, aga kui erastamise poole peale nüüd üle minna, kas see UPT läheb ka selle erastamisega ühes paketis kaasa ja kas see raha, mis selle jaoks riigieelarvest eraldatakse, läheb ka kaasa või otsitakse sellele mingisugust muud lahendust? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Riigieelarvest täna UPT-d eraldi rahastata, et riigieelarve dotatsioon 1,5 miljonit puudutab hetkel perioodika kojukannet maapiirkondades, mis ei ole UPT osa, vaid on seadusega siis UPT osutajale pandud nii-öelda lisakohustus. Et ta ei ole selles nii-öelda direktiivist tulenevas UPT kohustuses sees, siseriiklikult on lihtsalt otsustatud, et see on oluline teema ja seda kohustust siis kannab parasjagu see ettevõte, kes osutab ka UPT teenust. Nüüd, mis puudutab UPT tulevikku, siis selles osas on arusaadavalt olnud hästi palju küsimusi ja kõhklusi seoses ka erastamise protsessiga ja tegelikult see kohustus on samuti määratud seadusega, et see ei olene sellest, kes või milline ettevõte seda UPT-d parasjagu osutab, vaid seadusega tulenevalt siis määratakse UPT-le erinevad tingimused ja täna siis on UPT teenuse pakkumine korraldatud nii, et Konkurentsiamet teeb hanke,
hetkel sinna hankele siis tegelikult on pakkuma tulnud ainult Omniva ja see UPT kohustus ja vastav tegevusluba on Omnival siis kuni aastani 2029. Nüüd, mis saab edasi, on see, et tuleb uus hange, nagu seadus ette näeb, ja paralleelselt nüüd Riigikogus menetluses on postiseadus, mis nüüd muudab neid UPT osutamise tingimusi nii palju paindlikumaks, et see turg siis avaneb ja ootus on, et sellele hankele juba tuleb pakkuma rohkem pakkujaid kui ainult Omniva. Ja juhul, kui seda ei juhtu, siis seaduses on ka täna juba olemas säte, millega Konkurentsiamet saab siis kohustada sedasama ettevõtet, kes varem osutas UPT teenust, ehk et see teenus siis jätkuks, juhul kui ei tuleks uusi pakkujaid, jätkuks siis nii, et Omniva peaks seda osutama veel 5 aastat. Et see on praegu selline lahendus. Rain Epler. Ja Endese harimise mõttes täpsustust te ütlesite, et UPT-d riigieelarvest ei rahastata ja siis edasi läksite jutuga, et tehakse hange ja siis ikkagi rahastatakse. Kust see hankeraha siis, nagu kui keegi tuleb, ütleb, et ta pakub seda lihtsalt, et 1,5 miljon ajalehtede kojukanne, aga UPT hankes siis küsitakse, et mis raha eest ära vead ja teeni see raha ise kokku. On see siis niipidi, jah? Veel midagi kolmandat. Ja, aitäh. Ja ma lihtsalt korra nagu täpsustaksin, et tänane seadus sätestab taskukohase hinna. Ehk et selle taskukohase hinna määrab minister. Ja tänane taskukohane hind lihtkirjale on 1,8 eurot. Nüüd, kui ettevõtte osutab seda teenust, siis kulud, mis tekivad selle kirja kohale viimisega, ei ole mitte kuidagi seotud taskukohase hinnaga. Nüüd, uus postiseadus on fundamentaalne nagu riigi vaates, kuna ta sätestab põhimõtte ja ülemineku kulupõhisele hinnastamisele. Ja läbi selle tekib meile oluliselt laiem ring ettevõtted, kes on huvitatud siis võib-olla ka selle pakkumisest, sest täna ei tule teised pakkuma, kuna see on taskukohane hind, see on teadlikult kahjumiga olev tegevus. Ja seda Eesti Post täna pakub. Väike täpsustav, et kui te ütlete, et ei ole praegu kulupõhine, et lihtsalt, et mis see osakaal siis on, mis praegu kogu kuludest, ma ei tea, siis taskukohasena tagasi saadakse? No ristsubsideerimine on selles vaates, et kogu postivaldkond Eesti Postil 25. aastal tegi miinust suurusjärgus 7 miljonit. Ja kui ettevõte ise tegi kasumit nüüd ilma ühekordse ballastihoone müügita 1,4 miljonit, siis ma usun, et te suudate kõik seda arvutada. Ehk et ristsubsideerimine toimub teiste kasumlike teenuste arvelt täna. Rain Epler. Ja ma jäingi siin juba mõtlema, et ütleme, kui no siin minister rääkis, et ettevõtted peavad teenima kasumit ja nii edasi, eks ta siin õpib elus igasuguseid huvitavaid asju. Aga tõesti see vaade nagu riigiettevõtetele on võib-olla mõnevõrra teistsugune, et kui hea sissevaade täna, ja see on võib-olla ministeeriumile rohkem küsimus, on teil sellesse, et noh, ütleme, et kui mingisugused eraettevõtjad, siin on neid pakiautomaate on nüüd üle Eesti igasuguste siltidega, hakkavad seda võrku välja töötama, siis ongi risk ja selle vastu tuleb hiljem kasum, noh, mõnel tuleb kahjum ja koguni pankrot halval juhul. Et kui hea vaade riigil sellesse on, et kui Omniva seda alguses hakkas looma, noh ja siin on juba teist korda me oleme jõudnud erikontrollini, sest likviidsusprobleemid ja nii edasi, et kui palju, ütleme, noh on siis maksumaksja riski võtnud, et uus ärisuund välja töötada ja kui palju on siin nüüd, noh, selline kurb jutt sellest, kui kahjumlik on kirju ja ajalehti vedada ja me peame tegema palju tööd pakkidega, et see raha kõik tagasi teenida, et noh, et see nüüd ei ole Eesti Postile küsimus, see on ministeeriumile, et kui veendunud teie olete, et see kurb lugu ongi päriselt nii kurb või tegelikult on nii, et riigile on esitatud siin, et tehke kapitalisüst, likviidsusprobleemid, eelmine erikontroll, eks ole, ja siis nüüd see UPT lugu, et justkui noh, see on kahjumlik, sest taskukohane ja siis veel see ajalehtede subsideerimine, et kui palju on tegelikult maksumaksja raha kasutatud eraettevõttele sobiliku äri ülesehitamiseks?
ja nüüd täna läbi erastamise siis keegi saab, noh, ma ütleks võrdlemisi riskivabalt, võrgustik on olemas, noh, sa saad teha põhimõtteliselt nagu kulupõhise tulevikku vaatava arvutuse, aga see nagu loomise pool, et kes selle riski kandis ja kuidas, aitäh? No päris keeruline on niimoodi vastata sellele, et mul tundub, et mis on riigi vaates oluline, on ikkagi universaalne postiteenus ja lihtsalt see tulubaas, mis tuleb siis nii-öelda pakiäris konkureerimisest, on võimaldanud tänaseni seda universaalset postiteenust pakkuda. Et ma korra täpsustan selle, et noh, ütleme 20 miljonit oli vist see number, mida räägiti eelmine kord, tuli raha juurde panna. Et see ju ei olnud niimoodi, et öeldi, et kirju ei saa enam laiali kanda, andke 20 miljonit või noh, et meil on raha kuskil ära kadunud, pange 20 miljonit juurde, et noh, ikkagi ma tegelikult tahan küsimusega jõuda sinna, et kas riik ehitas üles ühe siin DPD, Itella ja kõigiga konkureeriva mingisuguse pakiäri, vahepeal noh, tehti arvestused valesti, 20 miljonit jäi puudu, see küsiti veel maksumaksjalt juurde ja siis nüüd ei teagi, kuhu ta siis jõuab, et erikontroll hakkas sellepärast, et likviidsusprobleemid on, minister juba ütles, et on kasumisse jõutud, et korra hakkas isegi tunduma, et asi on nagu mängitud niimoodi, et no ikka ei tule välja, et siis tuleb noh ju erastame siin tänu sellele väiksem kellegi jaoks jällegi soodsam ja siis läheb äri jälle sõitsema või ma olen liiga nagu küünilise vaatega sellele, aitäh. Ma vastan siin, kuna ajaloolise mälu huvides, eks ole, et ma vastan siin selles kontekstis, et ei, keegi ei ole ehitanud eraettevõtet riigi rahaga, et kusagil ei ole 20 miljonit riik pannud ja nii edasi. Veel kord tuletame meelde, et Omniva vahetas postkontorid välja pakiautomaatide vastu. Ja see tehti järk-järgult, erinevad ministrid andsid õiguse muuta postkontorid pakiautomaatideks, ka liikuvaks pakiautomaadiks päeva lõpuks. Ja seda tehti nagu üle aastate. Tegelikult see võttis aastast 2011, kui esimene pakiautomaat pandi, no siis seda ehitati tegelikult 10 aastat, samal ajal siis pandi postkontoreid kinni. Nii et see oli see fundamentaalne muutus, mis seal taustal toimus, nii et kuidas ta muutus ka tegelikult konkureerivaks nüüd nagu DPD-de ja Itelladega. Nii et veel kord, et riik ei ole siin kuidagi seda võrku subsideerinud ega üles ehitanud selles kontekstis. Priit Sibul. Aitäh, mul on ministeeriumi selle erastamise kontekstis küsimuseks, et Eesti osade poliitikute seas läbib arusaam, et konkurents ei pruugigi väga hea olla, et näiteks kui me mõtleme toiduained või kaubandust, siis tuleb välja, et meil on liiga palju pindasid. Et millal võib tekkida arusaam, et Eestis on liiga palju postiautomaate ja sellepärast on hinnad kõrged ja jama palju ja UPT-ga ka sama, et hinnad ei lähegi alla, sest tegelikult on lihtsalt neid erinevate siltidega pakiautomaate Eestis liiga palju. No taskukohasust ei ole, sest me läheme kulupõhisele hindele üle, et see on nagu ajalugu, ma saan aru. Et küsimus on nagu tegelikult see sama, et sa viitasid korraks, et 5 aastat niivi, siis tuleb uus hange, et mis asi see nii-öelda selles erastamise kontekstis see UPT täna on, et kas meil siis nii-öelda perioodika mingi hetk, ma saan aru, et tegelikult seda otsust ei ole, eks ju, see eeldaks ka mingit poliitilist otsust, et ma ei tea, et üks hetk meil ajalehed ja ajakirjad ongi postiautomaadis enam mitte minu kodupostkastis, aga seda ju täna ei ole. Aga kes või kuna selle otsuse peab minema ja mis see nii-öelda universaalne postiteenus on, mis siis täna nagu erastamisele läheb, koos sellega, sest ma saan aru, et praegult ju keegi ei räägi erinevate teenuste eraldamisest, vaid ühe ettevõtte nii-öelda, ma ei tea, kas enamusosaluse müüki või lihtsalt nii-öelda aktsiate võõrandamist. Et mis see UPT seal täpselt on, mida oodatakse siis? Esimesed 5 aastat ja pärast seda, kuidas see edasi läheb, aitäh. Aitäh. Jah, selles suhtes. Võib-olla kommenteerin ka alustuseks seda hinda, et kulupõhine versus taskukohane ja selle kohta ka, et ka see kulupõhine hind ei saa minna päris ulmeliseks tulevikus ka, kuna ka need seadusemuudatused, mis hetkel on Riigikogus menetluses, sisaldavad Konkurentsiameti sellist tugevamat järelevalve rolli ja tegelikult Konkurentsiameti tugevamat rolli ka selle hinna määramisel, ehk et
tuleb eraldi metoodika ja Konkurentsiamet kindlasti vaatab samamoodi, et kas see nii-öelda hinnatõusu ettepanek on siis põhjendatud ka tarbija vaatest. Et teiselt poolt siis see kontrollimehhanism on siis tugevdatud Konkurentsiameti järelevalve. Nüüd, mis puudutab seda küsimust, et mis on see UPT, millest täna juttu on, et seal on väikepakid ja kirjad ja lihtkirjad ja seaduse muudatustega tegelikult see väikepakkide osa liigub UPT-st välja, kuna see on see osa teenusest, mis toimib turul konkurentsipõhiselt ja seda ei ole mõistlik UPT raames osutada. Ja kui on nüüd soov eraldi kuidagi teistmoodi perioodikat reguleerida, siis tuleb ka seaduses vastavad muudatused teha. Et neid muudatusi hetkel ei ole tehtud. Hetkel on seadus perioodika osas siis muutmata kujul, et ta on üks postiteenustest, mida siis osutab seesama ettevõte, kes osutab ka UPT teenust. Lihtsalt väike täpsustus, mis asi see väike pakk on, mis täna on UPT all ja enam tulevikus ei ole? No kuni seal on sellised väiksed, seal võib olla näiteks, ma ei tea, päriselust tuua näide, mingi temust tellitud väike pakk või midagi sellist, mis täna võivad ka. Ja see on kuni, isegi vist kuni 3,5 võis olla. Mait Klaasen. Nii, aitäh. Kas ma sain nüüd õieti aru, et kui me tulevikus läheme üle kulupõhisele hinnastamisele, aga siis tekib sinna vastu kohe regulaator, mis siis ütleb, et mis see kulu võib olla ja mis ei tohi olla. Siis ta ei ole ju kulupõhine, siis ta on ikkagi reguleeritud. Ei, reguleeritud kulupõhiselt. Just. No jah, siis peab olema, kui põhjendatakse suurem kulu ära, aga taskukohane enam ei ole, siis on ikkagi reguleeritud, mitte ei ole nii kulupõhine. Konkurentsiamet tõepoolest töötab välja metoodika ja metoodika peab siis vaatama või sisaldama seda sisendkulu, arvestama sellega, et siis seda teenust on võimalik sellise sisendkulu ja mõistliku kasumiga ka üleval pidada. Ja loomulikult teiselt poolt peab Konkurentsiamet vaatama ka, mis turul toimub ja kas see on tarbijale jõukohane. Ja ma annaks sõna riigikontrolörile, et riigikontroll on tegelikult ka aastal 2020 kontrolli läbi viinud, 2021 valmis riigikontrolli raport, et võib-olla saaks natukene rääkida nendest probleemidest, mida te siis tuvastasite, aga ka võib-olla laiemalt, et riigikontroll on tegelikult päris mitu korda juhtinud tähelepanu sellele, et kuidas ikkagi meil need riigi äriühinguid juhitakse, et kuidas tihtipeale tegelikult sellised strateegilised eesmärgid pole paika pandud, ei ole piisavalt järelevalvet, et võib-olla, et millised on teie tähelepanekud Eesti Posti Omniva osas ka? Aitäh! Aitäh, mõtteid on palju, aga kui kuidagi struktureerima hakata, siis mõnes mõttes oleme me praegu ju olukorras, kus me võime 3 aasta pärast siin koguneda ja mõelda, et mis on nüüd juhtunud, et see äriühing ei tooda enam seda tulu, millega oleks võimalik katta siis universaalse postiteenuse kulu. Sellepärast, et tõepoolest aastate jooksul on siis Eesti Post ju siis nii-öelda muust tuleneva tulu arvelt seda teinud, aga ega see ei ole ju niisama lauaka kataend, et kuna nii-öelda pakiteenuses konkurents ju suureneb, see võtab tegelikult vähemaks võimalust Eesti Postil investeerida selle nii-öelda konkurentsis püsimiseks. Nii et tegelikult mulle tundub, et me oleme suhteliselt lähedal, raske öelda sellele olukorrale, kus me tegelikult juba võime ette arvata, et varsti enam ei suuda. Ja selles mõttes on hea minu meelest, et on see teema sellisel viisil üles tulnud, et räägiks sellest, sest aastal 2021 me viitasime sellele, et oleks vaja mingisugust nagu ikkagi süsteemsemat lahendust, sest et küsimus ei ole ju, ma jätan praegu kõrvale, et kas on erastatud ettevõte või mitte, vaid see avalik huvi, millest enam juttu oli UPT tagamine ja perioodika tagamine, et see on tegelikult ju nagu poliitiliste valikute küsimus, mis tuleb otsustada ja see maksab. Ja nüüd on küsimus ja fakt on see, et lähitulevikus enam Eesti Post, ma kardan, seda muude
tulude pealt ei suuda katta. Ja siis tuleb lihtsalt see nii-öelda raha leida, leida ei ole kuskilt raha, kas on või teda ei ole. Ja see kulu tuleb katta, nii et mõnes mõttes praegu nagu me tegeleme sellega, mis võib vältimaks seda, mis võib 3 aasta pärast, 2 aasta pärast, mis iganes juhtuda, pigem varem kui hiljem. Ja siis võime olukorras olla, kus mõnes mõttes mul tekkis kujund ükskord, kus Eesti Post on nagu õunapuu, mis on istutatud õunade kasvatamiseks, aga tegelikult kasutatakse natuke kogu aeg ka kütteks. Ja kui kogu aeg nagu oksi maha võtad, et siis lõpuks nagu õunu enam ka ei saa. Ja ma kardan, et me oleme nagu selleks kõndistamas nagu seda õunapuud ja nüüd on vaja mingisugust lahendust, kuidas seda mõistlikul viisil teha. Et see on selge, et kui on vaja või selle universaalse postiteenusega edasi minna, siis kulupõhist inimesed ei kanna välja, otseselt kulupõhist, nii et siin tuleb ja perioodikast rääkimata, et see lehe hind muutub päris keeruliseks, nii et minu meelest nagu see keskpunkt on ikkagi see, et ükskõik, kas erastatakse või erastata, et mis on see kriteerium, mis on siin minimaalne ja kuidas me oleme valmis seda kinni maksma, sest ma ütlen, et tegelikult tuleb ka ma ei tea, kuidas seda teha saab, aga Eesti Postil tuleb ühel hetkel seda kinni maksma hakata, sest muidu ei ole meil ka enam seda osa, mida erastada. Ehk võib juhtuda, et see müügitulu UPT suureneb sellepärast, et konkurentsivõime teisel pool nagu väheneb ja me oleme tegelikult nagu toimivast ettevõttest ilma ja siis istume nagu lennufirmadega tavaliselt viimasel hetkel, arutame, mis siis teha, kas keegi äkki tahaks seda saada ja nii edasi ja siis me oleme ikkagi olukorras, kus meil ettevõte kaob, kes universaalset postiteenust osutab ja kuidas me selle üles ehitame, see on sundviskes. Praegu on suurepärane seda arutada ja selle mõttes on minu meelest hea, et minister selle sellisel kujul ka selgelt välja tõi, et arutame siis seda, et kuidas seda teha võiks. Rain Epler. Ja ma hakkasin mõtlema selle väikepakid UPT küljest ära, kas direktiiv kohustab seda tegema, annab selleks võimaluse või ei ütle midagi, et ühesõnaga, et kas see on nüüd siseriiklik arutelu, et jätaks UPT-sse ainult kirjad ja mitte väikepakid. Ma ei ole nagu postiäri asjatundja, aga ma ütleks, et see väike pakk võib anda sellist meeldivat tulu ja olla nagu ütleme atraktiivne inimestele sedapidi, et selle eest makstakse ja ta katab ka kirju, aga ma ütlen veel kord, et Mart raputab pead. Et ühesõnaga küsimus siis ikkagi see, et kas ja mil moel see direktiivist siis nüüd tuleb? Aitäh. Aitäh. Direktiiv annab sel määral paindlikkust, ka teised liikmesriigid on kasutanud seda võimalust, et see väike pakk ei ole universaalse postiteenuse osa. Ja direktiivi vaates universaalse postiteenuse olulisus seisneb ka eelkõige tegelikult nendes välismaistes kirjades, et ühendused tegelikult eelkõige teiste riikidega. Priit Sibul. Ja mõtlen, et need eelmised keerulised ajad ja kriisid nii kaugel ei olnudki, kui me mõtleme see 2019 ja 2021, kui need erikontrollid asjad olid ja kui nüüd riigikontrolöri kujundi pealt edasi küsida, et kui me selle UPT praegult selle Eesti Posti või Omniva erastamisega kaasa anname, et kas siis seal see puu, mida me müüme, on rohkem küttepuu või õunapuu, ma ei saa täpselt enam aru, sest kui meil oli see jutt sellest 5 aastast, eks ju, kui me meenutamegi, et see 21 oligi täpselt 5 aastat tagasi, on ju, ja kui riigikontroll ütleb, et meil on tegelikult väga kiire, et kas siis tegelikult, mis ettevõte see on ju, mida me nii-öelda erastama läheme, et kui see UPT sinna 5 aastaks justkui kaasa antakse ja ütleme, et 5 aasta pärast siis on uus konkurss või ma äkki sa täpsustad seda konteksti just, mida sa viitasid, et see praegu 5 aastat justkui nagu jääb endiselt Omniva ülesandeks või? Ja siis tuleb uus konkurss selle UPT peale, kui ma õigesti aru sain. Ja siis on küsimus, et kas see UPT on siis mingi asi, mida siis saab mitu ettevõtet Eestis osutada, et ta läheb nagu vabale turule, kuigi nad siis on Konkurentsiameti hinnakontrolli all kõik, et sõltub, et nii-öelda teostab see, kes tahab Konkurentsiameti poolt siis reguleeritud hindadega tulevikus. Ja siis küsimus on ikka siis 5 aastas, et kas see on siis selles kontekstis mõistlik, aitäh. Kordan siis selle põhimõtte üle, et see ülesande nii-öelda määramine sellele eelmisele ettevõttele on olukorras, kus siis pakkujaid ei tule avalikule konkursile ja tõepoolest selle konkursi võib siis võita iga ettevõte, kes siis suudab täita neid erinevaid seaduses määratud
kojukande tingimusi, omab vastavat võrgustikku ja nii edasi, et see on jah siis järgneva 5 aasta perspektiiv. Rain Epler. Mul 2 täpsustavat küsimust. Kui täna on see UPT leping kellegagi Omnivaga siis sõlmitud, eks ole, ja 29 ütlesite selleks, siis ma ei tea, minu arusaamine on, et müüd ettevõtte maha, lepingud lähevad kaasa, ehk et täna ostja peab arvestama sellega, et 29-ndani ta teeb ka selle UPT ära. Esiteks, kas ma saan sellest õigesti aru? Aga teine täpsustus veel see, et sa noogutasid siis, kui Priit küsis, et kas võib tulla ka neid UPT pakkujaid mingi regiooniti, et kas siis keegi tuleb, ütleb, et ma teen Tallinna ja Tartu ära, siin ütleme prügiteemadel on olnud neid arutelusid, et keegi ütleb, et ma siin linnades vean ära ja milline siis riigi on mingi eelanalüüs tehtud, et kuidas välismaa kiri maainimeseni siis jõuab ja palju see maksab? Ja tänud, et ja see on tõsi, et kui erastamine lõpule viiakse, siis kohustused just, et säilib 29. aastani. Nüüd Eesti on tegelikult piisavalt väike, et me praegu ei ole näinud ette sellist stsenaariumit, et me kuidagi Eesti piirkondadeks jagame, aga miks ma noogutasin selle küsimuse ajal, on ka see, et mujal riikides on, et näiteks Taanis on niimoodi, et ka on erinevad tsoonid, erinevad piirkonnad ja seal on siis erinevad tegevusload, aga see ka siis eeldab selles taustsüsteemis siis teatavaid muudatusi. Et hetkel me ei ole ette näinud, et Eesti kuidagi tükkideks jaguneks, aga see tulevikus ei pruugi olla välistatud. Okei, praegune vaade siiski on, et 29-ndal tuleb UPT hange Eesti peale. Eesti peale. Priit Sibul. Ja lihtsalt siit sellest vanast erikontrollist lugesin, et ei olnud erinevaid analüüse, et kui kokku liita või lahku panna seda universaalset postiteenust ja pakiteenust, et mis see analüüs, kust ma seda analüüsi saan lugeda, et praegult, mis valitsus otsuse tegi, et on mõistlik erastamisel minna niimoodi, et see UPT 29 aastani on seal Eesti Posti küljes, et see on Eesti riigile ja maksumaksjale mõistlikum versioon kui niimoodi see, et see on nagu see koerasaba tükeldamine, et tegelikult nagu me ütlesime, et see perioodika ja UPT on nii või teisiti eeldaks mingid poliitilisi otsused, kas nüüd või 29, et üks hetk saab ära teha, aga et praegult me on jõutud arusaamisel, et maksumaksjale mõistlik see, et 29-ndani on seal, mis kajastub tõenäoliselt Eesti Posti siis ostumüügi hinnas, et keegi arvestab sellega, et UPT tuleb talle siis 3 aastat vähemalt nii-öelda kaasa, et see on nagu mõistlikum kui see, et praegult need poliitilised otsused võiks ära teha. Et kus see analüüs on, ma tahaks lihtsalt sellega ka tutvuda, aitäh. Aitäh. Erastamise ettevalmistust viis läbi erinevatest ettevõtetest koosnev selline konsortsium ja nemad tegelikult analüüsisid ka põgusalt seda, et kas see UPT peaks olema siis selle nii-öelda tehingu osa või tuleks see eraldada ja mälu järgi võis olla see eraldamise hind kas 12 miljonit eurot aastas. See oli väike. Kas see oli 12 või 20? See oli väike. Ma vaatan selle järgi, et... Aga kas äkki me saame lihtsalt tutvuda selle analüüsiga, et meie komisjon küsiks välja selle analüüsi, et on võimalik, kas seda on võimalik komisjonile saata? Kas seda on, Sven, võimalik saata ärisaladuse tõttu? Kas ei ole võimalik saata komisjonile? Mis põhjus on? Saaks mikrofoni. Seal on samamoodi ärisaladus sees. Et erikomisjonil ei ole võimalik näha, millistel alustel siis valitsus kujundas otsuse erastamise kohta. Seda peab vaatama nüüd koostöös Postiga, mis andmed seal kinni katta, mida mitte. Et võib-olla ka Eesti Posti poolt saab kommenteerida, et kuidas tavaliselt sellistel juhtudel on käitutud? Analüüs on olemas, me saame selle kindlasti edastada kas siis osaliselt kinnikaetud kujul või siis tervikkujul, et me täpsustame selle üle. Aga Posti poolt äkki tahad kommenteerida seda koos UPT-ga eraldi? No võib-olla saab nii palju juurde kommenteerida, et kui UPT teenus eraldada täielikult kommertsteenustest täna,
siis selleks tuleb üles ehitada täiesti eraldiseisev, ise funktsioneeriv võrgustik ja sellele tuleb täiesti uus hinnalipik. Et kui me räägime kulubaasist, kui see võrk üles ehitada, siis see suurusjärk on seal ütleme 20 miljoni ringi. Nüüd täna, kuidas opereerib Eesti Post, on see, et osaline see võrgustik on kaetud meie enda kommerts võrguga, et kui me liigume pakiautomaadi juurde, me viime sinna ka kirja ära. Mis on fundamentaalne, mõeldes universaalse postiteenuse suhtes, on see, et kui riik loob baasi, et seda teenust kui sellist on võimalik osutada kommertstingimustel, siis turg reguleerib seda juba ka ise. Siis tuleb ka rohkem pakkujaid sinna ringi. Ja tururegulatsiooni juures on ka väga oluline see, et see teenus, mida riik tellib, oleks väga selgesti defineeritud. Ehk et me ei lähe tellima Porschet, kui me samal ajal saame hakkama väga hästi kastirattaga. Ja muidugi kastiratas ei saa ka Porsche olla. Et lihtsalt see teenuse definitsioon, et mida riik parajasti vajab, mis ulatuses see teenus on vajalik, et ta jõuaks kõikide inimeste, kõikide tarbijateni. Ja sellele teenuse tuleb vastu siis pakkuja, kes selle teenuse hinnastab. Aitäh! Ja, aga ma nüüd korra veel tulen tagasi selle erikontrolli juurde, mida me istungi alguses käsitlesime ja tegelikult üks aspekt, et millele oli soov sellel komisjonil vastus saada, et ikkagi kuidas käituti pärast seda, kui see erikontroll aastal 2021 valmis sai ja võib-olla see on küsimus Eesti Posti juhatuse esimehele Mart Mägi, kes oli 2021-2025 ametis, et kui te saite siis sellest erikontrollist teada, et millised on põhiprobleemid, mis te nägite, et mis vigu tehti, millised järeldusi te tegite ja kas too hetk ikkagi teavitati õiguskaitseorganeid nende võimalike probleemide ja nende rikkumiste osas, mis erikontrollis välja toodi? Ja aitäh, et erikontroll oli väga hea sisseelamismaterjal Eesti Posti, et selles mõttes sai valmis täpselt siis, kui ma tõesti organisatsiooni läksin. Nõukogu selle tutvus, ministeerium oli teadlik sellest ja ka juhatus muidugi tervikuna. Sellest lähtuvalt, sellest erikontrollist lähtuvalt moodustati tegelikult audit- ja riskikomitee juurde veel alamkomitee, võiks nii öelda, kes tegelikult jälgis seda, et kõik muudatused, mis selles erikontrolli raportis välja olid toodud, ka siis organisatsioonis ellu viiakse, ehk parandused juhtimises ja juhtimissüsteemides ära tehakse. Ja kui mina lahkusin, siis oli 98% nendest täidetud ja ma kuulsin siin üle laua ennem, et tänaseks on 100% erikontrolli puudustest või tähelepanekutest ellu viidud. Mõned asjad võtsid kauem aega ja ma pean tõdema, et erikontroll juhtis tähelepanu ka omaniku teemadele. Ja need tegelikult on nüüd teemad, mis väljusid tegelikult nõukogu juhatuse kompetentsist, need olid samad, mida juhtis Riigikontroll tähelepanu, ehk lahendada ära siis kulupõhisuse teema, lahendada ära see, et kuidas toimub siis universaalse postiteenuse enda hanked. Nii et need, mis puudutavad rahvusvaheliste äri-rahavoogude poolt, kõik need, seal esines, võiks öelda, et väiksemaid juhtimisvigu, millest ükski ei nõudnud nõukogu arvates, seda nõukogus käsitleti, õiguskaitseorganite poole pöördumist. Nii et nii sellise tasemega rikkumist ei tuvastatud. Aitäh! Aga võib-olla te saate meile välja tuua, mis asju me oleme saanud teada, see on ainult avalikest allikast, tõesti Eesti Ekspressist, meie ka saime ainult selle kinni kaetud osa, et ikkagi kus läks asi valesti, et kuidas juhtus too hetk, et hakati seda rahvusvahelist äri ajama ja see, mis me näeme, siin on välja toodud, et riske ei hinnatud, 3 miljonit kahju, et kus need vead sisse tulid too hetk, et mida te siis, ma saan aru, hakkasid parandama? Jah, võib-olla rahvusvaheline äri on mitmetahuline asi, rahvusvaheline äri on omnivongi rahvusvahelise äri osa, sellepärast et post liigubki rahvusvaheliselt. Ehk tegelikult me peame tõdema ka, et antud raportis käsitleti rahvusvahelist äri kahest aspektist. Üks on lõppmaksed,
ehk see on postide vahelised lõppmaksed. Ja selle osas tõdeti raportis, et puudus adekvaatne riski ja kontrolli juhtimissüsteem, mille tulemusena kuhjusid siis maksete võib-olla laekumised ja ajastamine. Veel kord, see ei toonud kaasa rahalist kahju, see sai lahendatud kohe, kui organisatsioon siis rakendas tugevama finantsjuhtimise ja hilisemalt muidugi on seda kogu aeg ka järgitud. Nüüd teine pool, mida raport välja toob ja mis suure tõenäosusega on kaetud, oli koostöö siis rahvusvaheliste partneritega, ennekõike siis avalikkusele teada Post11 ja Hiina siis ettevõttega. Ka selles osas ei läheks siin detailsemaks, vaid ütleks seda, et Post11 on tänaseks likvideeritud tervikuna. Suhted Hiina Postiga kahjuks on katkenud. Miks ma ütlen kahjuks, sest see on tegelikult ärilises mõttes, pakid tulevad ikkagi jätkuvalt Hiinast ja täna ta toimub kommertsalustel, nii et selles mõttes kindlasti nendega koostöö, ma näen, jätkub ka tulevikus. Selle katkemine on praktiliselt võimatu globaalset majandust vaadates. Need olid need olulisemad aspektid sellest rahvusvahelisest. Aitäh. Aga võib-olla te toote ka oma poolt, eks ole, Riigikontroll on välja toonud, et on aina keerulisem olnud olla konkurentsis just nii, et rahvusvahelist äris, aga võib-olla te saate omalt poolt tuua, et eks ole, üks asi on see, mis me näeme, see on 2015 kuni 2020 analüüsitud otsused, aga peale seda me veel ei näe seda uut erikontrolli. Et me veel ei oska anda hinnangut nendele otsustele, mis pärast, aga võib-olla te saate rääkida nendest probleemidest ja riskidest, mis olid pärast selle erikontrolli valmimist, ehk siis nüüd 21 kuni 2025. Ja aitäh, ega ka mina ei saa, sest ei ole ka nagu raportit näinud, nii et raske ka ise hinnata ja iseennast on veel raskem hinnata. Ma lihtsalt juhin tähelepanu, Janar oli väga õigete kommentaaridega, et see olukord tõesti on see, et kui me räägime mahuärist ja tegemist on mahuäriga, siis on oluline see, et sisuliselt mahtu pead kogu aeg kasvatama. Et nii kui sa lähed kahanemise teed, nii tegelikult üks hetk see oks paindub või ma ei tea, hakatis saab otsa, eks ole, ja põleb lõpuni maha. Sellepärast tegelikult on oluline, et Omniva kogu aeg investeeriks selle äri laiendamisse ja veel kord, tegemist siis on juba tänaseks nagu tõdeda kommertsäriga ja ei ole mõistlik, et riik sellesse kuidagi panustaks sellesse kommertsäri laiendamisse. Nii et samas selleks, et see äri oleks jätkusuutlik, ka laiendamist tehti alates 21 kuni 25, näiteks Kaunases kõige suurem siis sorteerimiskeskus valmis, mis kindlasti võttis ka rahavoogudest, sellest kommertsrahavoost oma osa, et seda keskust teha ja tegelikult äri siis tugevdada üle kogu regiooni, mitte ainult Eestis. Ma juhiks võib-olla veel tähelepanu paarile aspektile, mis siit juttudest on läbi käinud ja ma tahaks nagu veel kord neid tõdeda. Esimene asi on selle juures tõesti omaniku ootus. Omaniku ootus alati võiks olla selge muidugi. Meil üks asi, mida Riigikontroll on tähelepanu juhtinud ja mida võiks jätkuvalt parandada, on koostöö Rahandusministeeriumi ja teiste ministeeriumite vahel, sest tuluootus tuleb sagedasti Rahandusministeeriumist ja väga tungivalt ja nõudlikult, millele tegelikult siis erinevad ministeeriumid lihtsalt aktseptivad seda, panemata tasakaalu seda avaliku huviga. Et see on oluline aspekt, seda peaks kuidagi käsitlema selgemini ja paremini, et tekiks tasakaal avaliku huvi ja majandusliku tulususe vahel. Aga ma ei läheks sellesse detaili rohkem, ma lihtsalt tõdeks, et see on oluline fakt, mida tuleks tähele panna. Ja teine võib-olla kõige olulisem aspekt, mis siit lauast on läbi käinud, on see sama taskukohasus versus kulupõhisus. Ja nii kaua, kuni see taskukohasus eksisteerib, see on vist üks väheseid ja vist viimaseid praktiliselt avaliku teenuseid, kus selline ministri poliitiline otsus on tegelikult, olgem ausad, et seal ei ole nagu head kalkulatsioonid, aga nii kaua tegelikult tekib ka õigustatud huvi, kas investor üldse on valmis omandama mingitki osalust sellest ettevõttest, sest minister võib nimelt taskukohaseks pidada ka hinda, mis on 1 eurosent või väiksem, kui ta on tänane. Mis tekitab väga suure turbulentsi selle otsuse küsimuses ning see vajab kindlasti läbikäimist ja otsustamist ehk
korduvalt viidatud aruannetes see, et enne lõplike sammude tegemist on mõistlik postiseadus kiirendatud korras läbi vaadata ja veel kord mehhanismiga, kuidas siis seda kulupõhjust tagatakse, on täna ka nõustunud Konkurentsiamet, nii et otseselt kõik osapooled saavad aru, kuidas see peaks olema analoogselt teiste universaalsete teenustega ja lihtsalt see oleks mõistlik läbi menetleda mõistlikult ja kiirele moodusel. Need tähelepanekud minu poolt. Aitäh! Ja, et see korra võib-olla nende omanike ootuste juurde, et mainisite, et oleks võinud omanik ehk riik omalt poolt olla konkreetsem, eks ole ka see, mis siin ministriga oli see väike arutelu tulu teenimine versus avalik huvi, et kas siit nagu ikkagi koorub välja natukene ridade vahelt see, et te oleksite ootanud riigilt kui omanikult, et nad oleksid juba varem või konkreetsemalt kirjutanud, et ikkagi see universaalteenus on olulisem, mitte võib-olla selline tulu teenimine, et ikkagi see olukord, kus omaniku otsused polnud konkreetselt sõnastatud, et see on natukene pannud ka sellise surve tõesti olla konkurentsis seal nii-öelda rahvusvahelises äris ja võib-olla ei olnud nagu ka sellist piisavat tuge riigi poolt universaalteenus tagamisel? Ei, aitäh, ma seda ei pidanud silmas tõesti, et veel kord riigiettevõtte tulu ootus on mõistlik, veel kord küsimus on selles, kuidas tagatakse tasakaal universaalses teenuses siis, mida riik osutab versus see tulu ootus. Ja selles osas, ja ka see, ma tõden, et see on ainuke asi, mis vajaks täpsustest, nimelt kõik muud ootused Omnivale on omaniku poolt ja erinevad ministrid on siis täiendanud seda ja muutnud, need on olnud mõistlikud, asjakohased ja kindlasti väga selgelt suundu sellele, et Omniva teenindaks Eesti kodanikku või Eesti siis inimesi, eks ole, Eesti kodaniku postiteenuse osas ja see on olnud explicitly väga ilusasti kirjas. Nii et selles mõttes ma pean tõdema, et ei ole kordagi olnud seda teemat, et näiteks veel kord isegi siin eelmiste ministrite ajal pigem vastupidi olid lausa ranged piirangud, et mitte postkontoreid sulgeda ehk tegelikult hoida. Küll on erinevad ministrid seda tõlgendanud ja vaadanud erinevalt, sest aeg muutub ja on mõistlik ka anda juhised, mis tegelikult käivad kaasas ajaga, et need kliendid, Omniva kliendid ja siis kodanikud saaksid kättesaadava, ligipääsetava ja sõbraliku, ütleme siis kliendisõbraliku teenuse. Aitäh! Et ikka jälle täpselt, te ütlete, et küsimus on selles, kuidas tagatakse tasakaal, eks ole, tulu versus avalik huvi. Mida siis te selle tasakaalu all mõtlete? Tasakaalu all ma mõtlen seda, et milline on siis konkreetne kasumiprotsent, mida organisatsioon peab teenima ja milline on siis see hind, millega ta universaalset teenust osutab. Aitäh! Ja, aitäh! Rain Epler, palun! Ja ma natukene sellise üldisema küsimuse juurde tulen, et me Nordica teemad, kui olid kuumad, siis ka käisime siin ühe teise ministeeriumisega läbi seda, et kas Riigikogu liikmed peavad saama näiteks erikontrolliga tutvuda või ei pea ja see läbikäimine võttis kuu-poolteist ja siis lõpuks jõudis sinna punkti, et ikkagi peavad ja siis need asjad siia toimetati. Et nüüd ma saan aru, et meile just öeldi, et see erastamise analüüsiga omanik on, eks ole, rahvas ja Riigikogu siis esindab seda rahvast, aga Riigikogu ei saa sellega tutvuda, et ma kindlasti omalt poolt algatan selle arutelu ja põrgatamise nüüd ministeeriumiga, aga mu küsimus, võib-olla sa Sigrid oskad vastata, et kas ja siis millise taseme, võtame selle riigisaladuse hierarhia salajane, täiesti salajane, et ametnikud, kes nende materjalidega ministeeriumis kokku puutuvad, et kas seal, et seda tööd teha, nad peavad läbima, nad peavad saama selle riigisaladuse, kas siis salajase või täiesti salajase loa või ei pea, nad peavad kandideerima konkursil, tulevad tööle, võtavad ilma kinni katmata erikontrolli raporti lahti ja muudkui tutvuvad, aga Riigikogu liikmed ei tohi tutvuda. Või on ministeeriumis inimestel need mingid saladuse käsitlemise nõuded kehtestatud ja siis ainult need, kellel vastav luba on, need ainult saavad. Et ma saaks aru, kuidas ministeeriumis asi käib. Aitäh!
Aitäh. Hetkel jään paragrahvi täpsusega praegu vastuse võlgu, seal on märge ametkondlikuks kasutamiseks, et mis paragrahvi alusel meil need märked sinna tehtud on. Küsimus on siin praegu tegelikult ärisaladuses peamiselt. Ja nagu ma ka ütlesin, et me selgitame selle välja, kas me saame ta siis täielikult või osaliselt kinnikaetud kujul esitada nii, et me vastaks kõikidele nõuetele. Aga loomulikult kehtivad samad reeglid ka ametkondades, et me teame seda ringi, kes tegelevad nende tundlike materjalidega ja eriti erastamise protsessi eel on äärmiselt oluline just, et ka ärisaladusega seotud andmed, mis ei peaks olema avalikud, ei saaks avalikuks. Ja ma lihtsalt täpsustan, praegu me räägime ju ärisaladusest, mis on puhtalt Omniva enda ärisaladused, sest praegu ju mingeid erastamispakkumisi, mingeid eraettevõtted ei ole. Me räägime riigile kuuluva ettevõtte Omniva ärisaladusest ja siis ministeerium peab kontrollima, kas Priit Sibul tohib sellega tutvuda või ei tohi. Ma ei tea, kas te kontrollite nimeliselt või seda, kas üleüldiselt Riigikogu liikmed tohivad, et kuidas te seda teete? Ikka nimeliselt, selge, aitäh. Me kontrollime, ma võib-olla täpsustan, me kontrollime seda, milline ärisaladus on nii tundlik, et seda ei saa jagada, mis võib mõjutada edasist erastamise protsessi. Mait Klaasen. Aitäh. Ma pöördun veel kord selle UPT poole tagasi, et nüüd kui see erastamine toimub ja UPT läheb kaasa koos teatud vahendite pakiga, kas see UPT tähendab seda, et kui minu käest Hugametsas keegi tädi või onu küsib, et kas ma saan ka tulevikus oma postkasti, oma värava posti külge selle kirjakese või siis mõne ajalehe, et kas see UPT on mõeldud siis samal moodi edasi minema, et ta ongi kojukandega, sõna otseses mõttes kojukandega, mitte et ta ei panda kuskile tsentraalsesse punkti. See on ei ütleks, et miljoni euro küsimus, aga see on tegelikult küsimus selle kohta, millisena me universaalset postiteenust 10 aasta pärast üleüldse näeme. Et juba täna tegelikult on Omnivas ka võimalik näiteks tellida sellist isiklikku postikullerit kaugemates piirkondades, kus näiteks toimingud, mida oleks muidu võimalik või vajalik teha kuskil postkontoris ja on soov seda teha kodus, et selline teenus on tegelikult juba ka täna olemas. Et seda, et ka 10 aasta pärast iga inimene saab isikliku postkasti kirja, ei saa täna kindlusega öelda, aga kindlasti riigil tuleb siis tagada, et see teenus inimeseni jõuaks, kas või näiteks selle sama teenuse kaudu, mis täna juba olemas on, et lihtsalt teatud elanikkonnagruppidele, teatud piirkondades on kojukanne võimalik ja suuremates linnades siis käib see näiteks pakiautomaadi võrgustiku kaudu. Ma küsin, et kuna siin oli see salastatud dokumentide osas arutelu, et ma tahan küsida, kas Riigikontrollil oli ka olemas sama erikontroll koos selle salastatud raportiga, sest ma saan aru, et teie kontroll ilmus pea samal aastal 2021, teil muidugi see puudutas seda universaalset postiteenust, aga kas Riigikontrollil on olemas ka see dokument täies mahus? Mul kahjuks kolleeg ei ole kaasas, ma arvan, et meil oli see täies mahus olemas, et me saame küsida, kui me auditit teeme küll, ja ma arvan, ma pigem ütlen, et meil oli see olemas, et kolleegid saavad pärast kinnitada, aga ma arvan, et see on iseenesest oluline arutelu, et tõepoolest on nagu ärisaladust ja siis on küsimusi, kus see joon tõmmata, et kui ma ka siin kuulasin näiteks selle sama viide oli selle, kas hange on tehtud või mitte, et ma ei näe siin otseselt selle fakti, kui see oli nüüd kaetud, et siis siin ma ei taju nagu erilist ärisaladust välja arvatud juhul, kui seal on näiteks mingid hinnad kirjas või midagi sellist, et nii et küsimus on tegelikult ka selles, et kui on vaja on ärisaladus, siis mis ulatuses katta, et kui siin on mõned mustad lehed, siis ei ole ilmtingimata kindel, et kõik selles esitluses, et kõik need lehed peavad ilmtingimata mustad olema, sageli piisab sellest, et on teada, et on kahtlus mingis rikkumises
ja ärisaladuseks ei ole mitte see ilmtingimata, vaid kuigi ta võib mõnikord olla, seda tuleb kaaluda, vaid see näiteks hind või teiste erinevad pakkumised või midagi sellist, et minu meelest siin tuleb iga kord vaadata, sest et Riigikogu liikmed saavad ikkagi oma tööks, see on uudishimu küsimus, vaid tööks vajalikku informatsiooni üldjuhul ikkagi küsida, seal saavad olla mingid piirangud, mingid allkirjad, mingid kinnitused ja kõik muu selline, aga et Riigikogu ei saa olla ka päris viimane, kes kõigest kuuleb, et ma arvan, et see arutelu selle üle on mõistlik, et kindlasti ma olen nõus, et seal on mingi piir, aga mulle tundub, et võib-olla seda esitlust vaadates on need mustad jooned nagu liiga laialt tõmmatud. Priit Sibul. Mait oma viimase küsimuse sissejuhatuses rääkis sellest, eks ju, kui see UPT erastamisele läheb mingi raha kaasa. Me alustasime sellest, et mingit raha ju ei ole, mida kaasa läheb, et Omniva ristsubsideerib mingeid asju ja perioodikale on eelarvest mingi 1,5 miljonit või midagi iganes, mis on ette nähtud. Ehk tegelikult mingit raha ju kaasa ei lähe. Ja küsimus on selles, mis puudutab postiseadust, et me peame, see on selle maja küsimus, et mida me postiseaduses siis selleks universaalseks postiteenuseks peame ja kust me selleks raha võtame. Et ma saan aru, et see on ikkagi lõpuks selle maja küsimus, mingit raha kuskil kaasa ei lähe ja pole mingit vahet, kas seda teeb Eesti Post, kes on riigiettevõte või eraettevõte või kes iganes seda teostab. Küsimus on, mis asi on UPM ja kui palju meil selleks raha on. Ja siis on perioodika eraldi. Saan õigesti aru, jah? Jah, nii on. Me vaikselt peame selle arutelu kokku tõmbama, sest meil hakkab kohe täiskogu istung, et Riigikogu liikmetel on veel vaja valmistuda. Et kui kellelgi ei ole rohkem täiendavaid olulisi küsimusi, et siis ma arvan jah, et me siis saadame ka kirja, et me palume selle erastamise nii-öelda analüüsi komisjonile, et selle päevakorrapunkti loeme käsitletuks, et selle ülekande võib ka. Ja ma tänan külalisi, aga ma korra palun paar küsimust arutama.